Tere hommikust kõik minu lõustaraamatud sõbrad ja tuttavad. Tere hommikust tuli, vesi, taevas ja maa. Tere hommikust kosmos ja galaktika. Täna on siis järjekordne aeg mõtestada lahti mõtteid iseendaga ja arutleda teemade üle, mis meid ümbritsevad, mis meid on viimase 2 aasta jooksul ümbritsenud ja arutelu siis nendest asjadest, kus oleme me praegust ja mis meie ümber täna siin ja praegust toimub. Kogu minu mõttelõng keerleb täna aktuaalsete teemade ümber, aga fundamentaalseks teemaks on Läti, Riia ja Jurmala. Algatuseks siis näitan teile fragmente või õigemini videoklippi siis, mis on tehtud ühel Riia peatänaval sõites. Ja ma tuletan teile meelde, missuguse hurraaga Läti valitsus eelmisel aastal pani kinni kõik kohvikud, kõik sellised avalikud toitlustuskohad, poed, kauplused. Selles mõttes pandi kinni, et sinna sa jäänud selle lambapassiga sisse. Ja nüüd ma näitan teile, kuidas kõik on pankrotti läinud. Riia peatänaval on iga ploki, majad on seal blokkides, igas blokis on vähemalt 2-3 pankrotistunud hoonet, mis seisavad tühjalt, mis on kaetud paberitega, mis on kuulutustega välja rentida. See on nende poliitika tulemus. See on plaan suurest mängust, et majandus põhja lasta. Ja tuletas nüüd meelde eelmise aasta mõningaid Riias viibimisi, kus ma tahtsin kohvi osta kohvikust. Kohvik oli jumala tühi. Lähen sisse, küsia QR-koodi. Loomulikult ma saatsin neid pašol nahhu pikalt ja need on kõik täna pankrotis. Ja siis see pilt on niivõrd armetu selle Riia peatänaval. Tavaliselt, kui ma tipptunnil sõidan, siis on see autosid täis. Siis nagu ei olegi aega vaadata kõrvale, lihtsalt vaatad, et saad korrektselt liigelda, aga sai just valitud selle filmimise jaoks selline õhtupoolne aeg, selline väike nauding sõit. Vaadake neid tühje aknaid, tühje vitriine. See oleks nagu 80. aastate lõpp. Riia oli kunagi väga ilus linn, väga selline, ütleme siis euroopalik Baltikumi pealinn. Näete, kollane silt on seal välja rentida. Kõik sellised ilusad suured butiikpoed. Need on tühjad pankrotis. Ja mis on nagu järgi jäänud, on sellise pudi-padi, kus müüakse sellise kuivaineid ja toitu, et inimesed ellu jääksid. Tänavad on tühjad, näete, inimesi kõnni, õhtune aeg, ilus ilm, et võiks olla nagu shoppamine ja nagu seal Riias alati on olnud. Lasen aegluubis just seda videot teile, et paremini märkaksite, võite ka kordusena vaadata üle. Aga võib-olla jah, just kõige parem see filmimine ei ole selles mõttes, et kõndides mööda näiteks oleks veel parem olnud seda teha rahulikult. Kahjuks ei ole aega, ei ole mingi filmireporter ega see pole siis eesmärk, et mingid saateid teha. Vaadake jälle tühjad aknad, kõik kinni kleebitud, absoluutselt pankrott, tühjus, kollaps. Kõrval on mingisugune pudipadipood jälle. Läheme edasi, jälle mingi pudipadi selline, mida kellegile vaja ei ole. Vaatame teisele poole teed, tühjus, näete, tühjad aknad, kõik kilega kinni pandud. Vaadake seda pankrotilainet, vaadake seda majanduse põhja laskmist. Ja ma ei tea, kas Tallinnas on täpselt samamoodi või ei ole, aga selline pilt siis avaneb Riias, kui sõidate mööda peatänavaid, et see pole ainukene vaatepilt, see on kõikidel suurematel nii-öelda vetkadel Riias, et mis näete jälle seal tühjad aknad. Ja, et see on ikka niimoodi vahetult on vaadata päris kole, et see on selline täitsa emotsionaalne elamus mõista, et mida siis need Bilderbergide bande käsilased siis tegelikult teevad selle majandusega. Ma ei tea, kui palju Tallinnas on sellist asja juhtunud, aga võib-olla Eestisse antakse need miljardid rohkem, mida jagada ja toetuseks. Sest oli ju seal jälle mingi arvamusfestival, 30 aastat on arvatud igasuguseid asju ja tänaseks siis on teil elektrihind on
laes, bensiini hind on 2 eurot liiter ja arvavad just need inimesed, kes ütlesid, et kui euro tuleb, et siis me jõuame kuldajastusse varsti ja 5 rikkama riigi sekka ja täpselt need samad inimesed arvavad täna jälle ja kõik, mida nad arvavad, see on nii õige, et andke aga minna. Et see oli siis nagu selline väikene sissejuhatus, et mis toimub Riias, kui palju on pankrotti läinud neid inimesi ja firmasid, kes tegelesid ettevõtlusega ja eks otse loomulikult see kõik on ju turismi hakanud mõjutama. Ja tulla siis tagasi või minnes edasi selle turismi teema juurde, et nüüd siis venelastele pandi kõik kinni sissesõit ja viisad annuleeritakse ja sisse enam kedagi ei saa, siis ma ennustan ette, et ega näiteks seal teatud vanalinna hotellid ja mingisugused paremad hotellid Eestis ka olid ju vene turistide seas väga hinnatud. Mul ei lähe elu siis meelest ära, kui olid artiklid detsembri keskpaigast jaanuari keskpaigani, kuidas vene turiste võeti Kuldkandikul ja Põlvili šampanjaga vastu, kuidas nad tõid raha Eestisse, kuidas nad lobistasid raha. Öeldi jah, et nii ja naa ja aga kelle raha ta siis võis olla? Mõtestame nüüd jälle lahti, kui pesti neid miljardeid Eestis, siis raha ongi nagu ringluses, et ühed pesevad, teised toovad, teised kulutavad, ühed labistavad. Et mis seal siis nii väga hullu oli, et otseselt nagu Putini raha see kohe kindlasti ei olnud, see võis olla mingi jällegi selline must raha, millega rahastati siis sõda, terrorismi. Ühesõnaga, see oli verine raha, mis Eestis pesti, see on fakt. Kriminaalne raha, see on ka fakt. Millegi pärast Eestis seda kriminaalset tulu ei arestitud, pangatöötajad siiamaani edasi. Aga tegelikult ma tahtsin nagu juhtida nagu tähelepanu sellele, et ega siis need rikkad ja oligarhid ja nendel ei mõju absoluutselt tegelikult see, mis praegust tehakse siis nende viisade ja värkidega, et see on pigem selline provokatiivne ja selline julm käsitlus, kus jällegi lastakse kõik põhja, sest neid turiste enam ei ole ka Riias. Ainukesed kohad, kus sellised asjad, kuhu nad ei mõju, on siis Jurmala. Eile siis päev otsa Jurmalas käisin kohtumas mitmete inimestega, 95% nagu endiselt kõik vene keeles ja kui päris aus olla, siis tegelikult 100%, sest ma ei kuulnud mitte ühtegi lätikeelset sõna seal. Kõik on vene rahvusest, hästi palju oli Ukraina numbritega kalleid lukslimusiine kallite hotellide ees ja oli nagu juhus ühe Ukraina mehega rääkida, ühe sellise päris positsioonika kuldkettides mehega ja ma küsisin, et aga kuidas nii, ma ei hakka täpselt lahti seletama, millest meil see jutu teema oli ja kuidagi ta vastas mulle väga huvitavalt, et vene keeles on selline väljend a pri čom ja здесь, et aga mis on nagu minu roll selles ja selle järgnes nagu selline väga huvitav venekeelne ütlus kohe, et пошли нахуй они pideraste. See oli küll prantsuskeelne sõna, aga ja et пошли они нахуй, пусть воюют сколько хотят. Ja siis kuidagi see jutuajamine oligi selles formaadis, sellises väljendusviisis ja seal oli päris palju räigeid asju, ma ei taha nendest rääkida. Ühesõnaga tuleb siis niimoodi välja, et osale on siis see kodumaa nii kallis, aga ühed saadavad siis pikalt selle kodumaa. Et see on umbes nagu selline üldine nähtus ka meil, et ühed, kes on siis sellised ära tinistatud patrioodid, umbes sellised inimesed, kes käisid seal arvamusfestivalil, kes olid seal kedagi maha vilistanud, maha hääletanud ja kes rääkisid nagu asjadest nii, nagu need on. Ilmselge. Nende jaoks on seda kõike sõda vaja, nende jaoks on kõike seda konflikti vaja ja kuidagi ma uurisin ka seda, et Eestis on tulnud mingi 60-70 000 põgenikku sisse, et kas nende seas võib olla rohelisi mehikesi ja selle kohta öeldi niimoodi, et aeg näitab ja hakati naerma. Nii. Aga mis siis nagu domineeris veel oli see, et vene keel ja enamus venelased kõik Jurmalas sees, terve rand vene perekondasid täis ja
küsin siis seal ja tuttavatega arutasin ka, et kuidas siis, et te ei saa enam varsti siit enam välja ega sisse, ega kõik muutub nagu nüüd nende seadustega kooskõlas väga keeruliseks ja teil peab mõni sugulane siin olema niimoodi, hakati jälle naerma mu peale, öeldi niimoodi, et kuule mees, et kas sa elad kuu peal, et meil on ammu Iisraeli passid on taskus, meil on Ameerika passid taskus, meil on Inglismaa passid taskus, et kujutage ette see Vene eliit siis põhimõtteliselt võib-olla see ei ole selline eliit, kes Tallinnas käis seal uut aastat vastu võtmas, rongidega tulid sisse, sest need Vene eliidid ja Ukraina eliidid, need sõidavad selliste kallite Mersude ja igasuguse Rolls-Royce'idega seal ringi ja luksautodega, et nad on tõesti sellised, kes sellest hullukampaaniast nagu otseselt osa ei võta ja kes jälgivad mängu pealt, aga nad on venelased ja nad on just needsamad Vene eliidid, kelle kohta siis öeldi, kes siin oli Eesti poliitik, ütles, et me paneme kõik need viisad lukku ja kõik, et nad ei saaks puhata Hispaanias ja kuskil soojama Euroopa randades, aga teil ei ole vaja Hispaaniasse minna vaatama ega soojama randasid, nad on siin samas Jurmalas, minge sõitke kohale ja vaadake oma silmaga, kui palju neid on, rääkige nendega juttu, siis te saate aru, et see poliitika, mis praegust aetakse, see konflikti õhutamispoliitika, see ongi lammastele ainult ja ega vahet ei ole, kas Eesti või Vene lambad, et need võtavad selle omaks ja see neile sobib. Aga jällegi, kui me vaatame seda suurt pilti, et miks on vaja seda suurt lähtestamist siis sellisel kujul ellu viia, et kõik põhja lasta, siis konfliktisituatsioon, igasugused piirangud, siis nagu eelmine aasta oli komandandi tunnid, kõik need QR-koodid, see ongi suur plaan. Ja selles suures plaanis on siis need sündmused kõik sisse kirjutatud, mis praegust toimuvad, sest teistmoodi ju ei saa. Ei saa ju neid nulle ära kirjutada, ei saa relvi müüa, ei saa võtta vastu neid toetusrahasid, ei saa miljardeid vastu võtta, ei saa neid jagada, kui sa ei tee seda festivali, kus kõik ilusti arvavad ühtemoodi. Et see on selline ma ei tea, kui idioot peab olema inimene, et seda läbi näed, mis tegelikult toimub, miks niimoodi tehakse ja miks kõik see asi põhja lastakse ja kes on siis onu Schwab, kes on meie need eliitnoorpoliitikud, kes on etteotsa välja treenitud, välja koolitatud juba siin 5 aastat tagasi, täpselt samamoodi nagu oli see, et Soomes sai kassapidajast, sai äkki peaminister, kõik on välja treenitud, et põhimõtteliselt võib ju siin Salatsi jõe kalamehest saada ka kosmonaut on, et mitte mingisugust probleemi ei ole. Ja ma ei tea, minust võib saada ka kes iganes. Aga tegelikult on ju see kõik üks ja sama poliitika, kuidas kõik need rahvusriigid, kuidas need kõik rahvustunded, kõik need hävitatakse. Ja siis üks ütles mulle väga ilusti, et jah, väga jälle selliste roppude sõnadega, et varsti tuleb teil Baltikumis seadustatakse ka koduloomadega magamine. Et põhimõtteliselt võite seksida koduloomadega, et see seadustatakse kah ära, et see debiilsusele ei ole piire. Ja mis mind pani ohetama, et juba on kuulda, et Baltikumis tehakse mingi täppi, kus nagu sellised noorelt avariides ja hukkunud inimesed või põhimõtteliselt sa võid allkirja anda, et kui sinuga midagi juhtub ja su liha on värske ja sa oled noor kuni 30-aastane, et sa võid anda oma keha toidupanka, külmutatakse ära ja sealt siis hakatakse tegema igasuguseid inimlihaprodukte huvitavaid, et see on ka nende satanistide plaan. Et mul võttis külmajudinad ausalt öeldes peale, kui ma kuulasin neid asju, aga ju siis inimesed teavad, mis nagu toimub, nii et valmistuke koduloomadega seksimise selleks seadustamiseks või seaduste vastuvõtmiseks ja tulevad siis need inimlihapangad ka, sest loomad hävitatakse nagu nii kõik ära ja loodus hävib kõik ära, nii et hakkame üksteist sööma. Mina tahaks kah tegelikult ainult noort liha, et kes on mingid vana penskarit või tahab, kes juba ära koolma hakkab, aga võt sinnapoole see maailm kõik tüürib ja tasakesi, pankrotti, kõik põlvil, kõik niivuli, kõik mutta. Ja nii ilus, nii tore, kõik on hästi tegelikult, aplodeerime, plaksutame käsi, vaatame neid tühja aknaid, vaatame seda tühjust, seda nukrust, seda masendust, seda depressiooni, stressi kõik. See on see ilus uus maailm, vaatame neid jutipilve taevas, vaatame seda
seda kõike aerosoolitamist taevast, hingame seda sitta sisse ja elu on niivõrd ilus, et andke minna inimesed. Aga sellegipoolest ma soovitan, tehke sporti, olge positiivsed. Kui üleüldse siin maailmas midagi muutub, siis seda saate muuta ainult teie ja teie. Ja see oli minu tänane mõttelõng ja sellega ma lõpetan. Kuuleme jälle, kui õige aeg on ja kui õige koht on. Aitäh teile ja nautige elu nii palju, kui seda veel antud on, sest kõik te teate, mis tulemas on ja mis tulla võib. Aitäh teile ja ilus päeva!